CF Moto kaubamärk ei vaja enam erilist tutvustust. Kõik need, kellele lähevad korda ATV-d või siis mootorrattad, on Motohopi poolt pakutavate toodetega tuttavad. Pigem loodetakse ja oodatakse põnevusega uusi mudeleid. Iga aasta me oleme suutnud tuua mingi paar mudelit välja. See aasta on meil tegelikult see rivi päris pikk. Et kui me hakkame mootorratastest pihta, siis 450 MT seiklusratas kergem. Meil on täiesti uus 800 MTX, mis on siis 800 kuubikuline seiklusmootorratas suurte ratastega. Meil on uus Bike, mis on 675 kolmesilindriline, väga ilusa häälega ja väga atraktiivne ratas siin olemas. Ja need kõik on ka juba müügil. Ja neljarattalistest on siis kõige värskem, me oleme küll sellest palju rääkinud, aga nüüd on lõpuks siis müügid alanud ja ka esimesed 5-16 masinat on inimestele juba kätte antud. Eelmise nädala jooksul on see suur 1000 maadversion, mis on siis suurte ratastega ja tõstetega siukene jahimehele või siukene seiklejale mõeldud suur ATV. Aga lisaks sellele on meil uus UTV, kolmesilindriline, mis on väga mugava kabiiniga, soojendused, elektriaknad, elektriline käiguvahetus, hüdrokallutav kast, väga mugav, väga hea pöörderaadiusega, vaikne. UTV-dest veel vaiksem isend, elektriline UTV, väga mõistliku hinnaga. Neljarattaveoline, täpselt samamoodi sillad lukustatavad, suudab sõita isegi väga külmades oludes üle 70 kilomeetri ühe laadimisega, laadimisaeg 5 tundi. Et selles mõttes need on kõik siuksed täiesti uued tooted ja kõige värskem on siis Z10 Turbo, mis on siis tänavalegaalne side by side ehk siis pagi ja see on siis kolmesilindriline turbomootor, 143 hobujõudu, ABS pidurid ja tänavalegaalne kuni 110 kilomeetrit tunnis, kui näiteks kiirtee peale sellele minna. Aga loomulikult ta on tegelikult mõeldud ikkagi siukese vähe seiklus või siukese seiklussõidukina või siukese sportsõidukina, isegi võistlussõidukina, kui nii või öelda. CF Moto tuli Eestis ikka läbi ATV-de. Nüüd on aga järjest enam panustatud mootorratastesse. Juba 4. kohal, mis on paari aastaga väga kõrge tõus on ju. Eks meil on selleks aastaks ka omad ambitsioonid, aga ambitsioon aitabki täita see, et meil on mudelivalik suur. Aga kas nad 11 nüüd nagu segama hakkavad, siis seda ma arvan, et ei. Need on ikka täiesti 2 eraldi segmenti. Nad küll tihti kattuvad, aga UTV on ikkagi töövahend esmajärjekorras ja töövahendina muutub ta järjest nagu asendamatuks. Et me oleme võib-olla 10 aastat rääkinud seda, et need vanaisad ja vanad Belarussid saavad otsa, aga nüüd on nad päriselt otsa saanud ja nüüd on päriselt enam keegi neid käima ei pane. Ja see ei ole enam otstarbekas, ei ole turvaline ka. Täna on ATV-ga teed oma kerge trippi ära, tood oma metsast puud välja, sa ei sodi metsa, saad oma lumed lükatud, kui sul peaks seda vaja olema. See aasta ei olnud väga palju seda talve Kesk-Eestis vähemalt, aga siiski, et see on ikkagi töövahend. CF Motot tegelikult müüakse üle Eesti, seal on väga palju jäljemüüjad, on võimalus igal pool ka rattaid proovida, ATV-sid proovida, et selle koha pealt on iga klient teretulnud ükskõik, kus see võimalus on. Ja, et mõned väiksemad kohad, võib-olla väiksemad esindused, võib-olla nad ei oma nii suurt mudelivalikut proovisõidu rataste näol, aga nüüd, kui ilmad soemaks lähevad, järjest hakatakse proovisõidu rattaid välja ajama ja registreerima proovisõidule, et kõik on teretulnud ja tegelikult on siin eilse päevaga juba mingi päris märkimisväärne nimekiri tekkinud proovisõidu soovijatest, nii et tulge aga. Motohobi heast tööst tehasega räägib kas või fakt, et seesama väga atraktiivne sõiduk on teatud osas eestlaste soovide ja nägemuse järgi kujundatud.